Nii, okei, olete valmis? Jah. No, vaatame. Tere, kallid kuulajad, taaskord on Kelder podcasti aeg. Seekordseks saatekülaliseks on ei keegi muu kui Laur Lindmäe. Tere. Jõu. Võib-olla kohe esimeseks asjaks selline tuntud jäämurdja, mis meil on see, et kes sa oled ja millega sa tegeled? Mina olen Laur. Millega ma tegelen? Muusikaga enamasti ja kitarrihooldusega. Okei, et põhimõtteliselt ühesõnaga päris nagu muusikaga täitsa 100% veel ennast elatada ei saa. Jah, veel mitte. Veel mitte, aga varsti. Ma arvan küll. Ja, et mulle nagu meeldib üks asi, mis me peaksime nagu kohe välja käima, eks ole, on see, et Laur on selline imeilus inimene, et ta tegi Keldris ajalugu. Nimelt, mis ta tegi? Ta tegi meile kingituse. Ta tegi meile sellise kingituse. Nii et kallid vaatajad ja tulevased külalised, kingid on alati teretulnud. Jah, palun veel. Ja, igat sorti, selles mõttes võib olla rahaline, võib olla... aga selles mõttes me võtame kõik vastu peale prügi. Aitäh! Oota, mis selle nimi oligi? Mis selle nimi oli või? Terrible Investments. Ja, Terrible Investments. See põhimõtteliselt ongi Kelder minu jaoks. Noh, et täpselt nagu rusikas silmaukku, et Laur teab. Aga tead, ma hüppaks kohe kõigepealt sellise maasika juurde ja see maasikas on see, et sa oled väga mitme mütsiga inimene. Selles mõttes, et sul on jõhkralt palju projekte, sul on oma soolo projekt, sul on oma bänd, eks ole, siis sa teed veel mitmes bändis koostööd, siis sul on Ollega koos vist bänd, eks ole. Et siis sa oled ka teinud Synthwave'i sellist retro 80'st, et miks nii palju? No, ilmselt ma ei suuda otsustada, mida ma tahan teha. Ja, et on sul äkki aktiivsus tähelepanu häire? Äkki on. Et aga selles mõttes muljetavaldav, et erinevus on siin küll suur, et justkui mul on ka palju, aga väga vähe on väljas, seal on palju, seal on palju väljas ka, vaata. Et sa ma kujutan ette siis, mis seal nagu telgitagustes on, et kui palju sul veel on, vaata, mida inimesed ei näe, vaata. Seal on palju, jah. Ja, aga räägiks võib-olla kõigepealt sinust endast, et sinu sooloprojektist, et mis see endast kujutab? Oled sa praegu aktiivselt sellega teos? Põhimõtteliselt seda ma teen siis, kui mul jääb aega ja seda jääb vähe, et põhimõtteliselt ma olen sellega pannud ainult ühe loo välja hetkel. Okay. Ja tegelikult on lugusi on veel kirjutatud, aga ei ole jõudnud välja panna, et ma tahaks ikkagi, et mingi video ja visuaal oleks ka juures ja niisama nagu ei esita neid. Ja väga huvitav selles mõttes just see, et sa paned justki ennast täitsa kõrvale. Jah. See ongi see, et sinna ma tahan panna kõik need asjad, mida ma muudes bändides või projektides teha ei saa. Ja, et see ongi ülejääk. Ja ei, see on väga hästi öeldud, sellepärast, et isegi muusikuna on väga hea on see, et kui sul on loominguline vabadus. Ja selles mõttes, et ma saan aru, sina eriti, kui sa teed erinevates projektides tööd või koostööd, siis sul ei ole lihtsalt paraku võimalust nagu igal pool nagu teha seda, mida su hingi ihaldab. Ja see on hea nagu alternatiiv, mismoodi siis sa saad vabalt ennast tunda, sest muidu ma arvan, sinu repertuaariga inimene, sa kiiluks kinni mingi, kui sa peaks ainult tegema asju, mis ei ole justkui 100% sina. Aga näiteks... Ma segaks korra vahele. Kas sa saaksid öelda sooloprojekti nime? Ma küll tean, aga me ei maininud seda. Sooloprojekti nimi on Dark of Strange. Kus see nimi muidu pärit on? Ma lihtsalt mõtlesin, kuulasin seda muusikat ise ja mõtlesin, et kuidas seda describe ida kõige paremini. Siis mõtlesin, siuke dark muusik, oh my god. Dark of, ma ei tea. Kuidagi see niimoodi tuli, täiesti lampi, riffisin nimedega ringi ja siis jäi, mitte midagi nagu kindlat või läbimõeldud seal taga ei ole. See nimi on iseenesest siuke põnev, tuletab siukseid, kuidas ma ütlen, nagu need vanemad mängud Venemaalt näiteks tulnud, nagu need metromängud ja niisugused asjad, vaata, tõttab mulle neid asju meelde. Sa mõtled Metro 2000, aga no need ei ole Venemaalt tulnud, aga ja pluss nagu vene kirjandust, mingil moel. Escape from Tarkov. Ja mul tuleb pigem see asi meelde, jah. Aga jah, see on veel see, aga selles mõttes rääkides nimedest, eks ole, sul on tõesti, ma siin butcherdan veitsin, et sa oled sükse bändiga seotud nagu Core Sword. Kore Sword, jah. Siis sul on koos Olle Nõmmega üks
äge Semu ja külaline, kes meil siin oli mingi aeg tagasi, süke bänd nagu Farmer, nagu Farmer, vaata, kuigi P-ga, Farmer, vaata. Et nagu olla, et nii nagu sa ütled, Farmer, vaata, kuigi ma ütlesin sorry, vaata. Siis on sul nüüd vist mõnda aega juba nagu seisma jäänud, aga siiski loodetavasti ehk ka paralleelselt me oleme natukene põgusalt suhelnud, et kui sul jälle vaba aega on, siis võiks mingit retrot koos teha, sest ka mina teen retrot, või tegin õigemini. Ja Drone Fighter, just, seda sa vist liigutasid kellegiga koos või? Ja, kes see? Sõber Andre Loog, ta on vist kõige paremini tuntud kui Karl-Erik Taukari helimees. Ja teeb praegu ka veel midagi sellist? Minu teada hetkel mitte. Okei, ka aga saatlisse. Jah, kui tuleb hetk, siis see läheb edasi. Ja, no kindlasti me peaks koos mingi retroasi ära tegema. Meil on ka ühine tuttav ja külaline, kes siin käinud on Rupert Pääslane. Tšau, Rups. Kes on vist juba ammu tegelikult mussi jaganud ja delegeerinud ja telgitagustes rääkinud mingeid asju ja siin-seal, et mina olen midagi sinust kuulnud, sina oled natuke minust kuulnud, aga alles nüüd oleme nagu kokku saanud. Siin on õppetund teile, kallis rahvas. Üks asi see, et ole avatud ja saa kokku inimestega, siis reaalselt saavad mingid huvitavad asjad ka nagu ilmavalgust, et ei tasu nagu 15 aastat asju ise endale teha, vaata, öeldes, et nagu ma olen I'm the king, vaata, et päris selline ma ei ole, aga tead küll, kui see vaimupildis, kuidas see on vahest, et kui sa paned ennast kinni ja ma tean kõige paremini kõike, vaata, ei tegelikult sa ei tea kõige paremini, vaata, et tasub välja tulla. Aga tulles veel teiste projektide juurde, neid on ju veel. Seal on ka, ma tean seda, et sa oled paralleelselt ühe USA bändiga koos teinud koostööd, sa oled siis nagu vokaale teinud, mixi, masterit ja produ. Mis projektiga tegu on? Wizardrix, süke nimi. See on USA-st pärit bänd. Mina teen seal vokaali ja nagu sa ütlesid, mixi, produ, värki. Väga karm muusika. Kuidas see ilmavalgust nagu sai? Või kuidas see connection teie vahel tekkis? Läbi interneti. Ma YouTube'is olen teinud seal nipet-näpet mingid vokaalikavereid ja mingeid asju ja videosi pannud üles enda muusikat ja siis mingid tüübid leidsid mu üles sealt YouTube'i kaudu kirjutasid, et mega äge hääl, et meil on vaja nagu, et tahaks plaadi välja panna, aga meil pole vokalisti, et aita äkki. Aga ennem seda nad ei olnud midagi veel välja lasknud või? See oli need debüüt siis? Jah. Päris huvitav. Mitmest inimesest see koosneb? Kes seal mängivad? 5. Sinuga kokku siis 5? Lisaks mulle. Selge. Seal on ka mingi DJ ja mingid siuksed asjad ka lisaks. Okei, mis nad siis nagu justkui nagu, kui sa nagu seletaksid inimestele, näiteks nagu mulle, kes seda, ma nagu vilksamise natukene olen jõudnud seda projekti kuulata, vaadata ja ma ei tea täpselt midagi. Et mis seal siis nagu DJ ehk siis nagu justkui nagu sellisele võhikule nagu mulle, et nagu Linkin Park, et see on mingi sampler ja mingi vend, kes nagu, küll, nagu segab. Sampling ja scratching ja mingid keyboardid, mõllud, sound design. Põhimõtteliselt võib öelda nii, et see on justkui Slipknot, süke bänd. Seal on ka DJ ja sampler. See on mingi 2000 alguses vist see popiks või, kus oli see, et hip-hopi nagu seoti väga palju. Et midagi sellist on seal sees, aga see on veel hevim. Ja sellest ma olen aru saanud, sellepärast ongi, et sa oled, ma ei ütleks nii, et mina defineerin seda alati, ma ütlen karvane muss, vaata. et see nagu sellega ma ei taha mitte kellegile nagu kuidagi kedagi riivata, kui ma ütlen karvane muss. Minu arust see on väga fine. Aga kuidas sa rääkides muusikast, eks ole, et kuidas sa jõudsid muusikani? Kas me läheme nüüd päris ajast tagasi või? Lähme sinna, kus maalt sa tunned, et sa defineerid ennast muusikuna. Kuidas see tekkis? Ikka noorena hakkasin noorte bände tegema hästi palju. Enne seda muidugi õppisin kitarri ja selleks, aga tegin hästi palju bände ja kuidagi jäi nii külge, et see ongi see asi, nagu mis ma tahan teha. Ja siis kõik need bändid läksid laiali, inimesed ikka lähevad ülikoolidesse ja mida iganes. Ja siis mul oli vaja välja mõelda, et kuidas ma nüüd ise seda teen üksi nagu selles mõttes, et polnud kellegagi muusikat teha. Ja samal ajal kolisin siis Tallinnasse ja tööd oli vaja. Hakkasin tegema siis ka Fiverrit ja enda vokaali müüma nii-öelda. Karjusin. Ja ma arvan, et sealt
on see nagu päris muusikuks olemine selles mõttes, et teenin sellega raha ja et sina justkui siis nagu ütleksid niimoodi, et sa defineerid päris muusikuks hakkamist sel hetkel, kui sa hakkasid elatist teenima. Ma ütleks jah, võib-olla nii, et enne seda oli lihtsalt siuke hobi korras. Okay, see on huvitav definitsioon. Millised muidu su need esimesed bändid olid, kus mäletad ka, et kas need olid nagu siuksed metallisuunda või igasugust asja tegin, aga pigem jah, siuke metal või rocki, punki, igast, noh. Aga põhimõtteliselt need on need žanrid, mis on siin nagu alati köitnud kõige rohkem või? Jah, seda küll, seda kindlasti, jah. Okay. Ja kui te noortebändi tegite, said kohe esimesi neid live-kogemusi ka või? Jah, aga ei teagi, laivid need ei olnud nii väga head ja nagu ikka. Ei no come on, need on esimesed laivid ju nagu selles mõttes nagu all good, come on. Jah, et põnev oleks teada, kuidas need nagu läksid. Vaata, mul endal pole ühtegi laivi kogemust veel. Et ma kindlasti ootan seda, et ma nüüd hakkan oma esimest EP-d tegema enda vokaalide asjadega. Et see tuleb kindlasti põnev, et muidu ma pigem nagu produtseerin. Me oleme siin Vilksamisi mõelnud, et esimesed sellised mini-laivid võiks tulla siin meil keldris. Et sellised loetud arv inimesi nagu listening session justkui, vaata. Et see on võib-olla kõige parem icebreaker, vaata. Sest et ega endalgi on see, et ega olen heli küll teinud ja mini-infarkti saanud beebilõustale. Et ja niimoodi, et ma pole enne heli teinud, vaata. Ja siis tuli tuttav Kostja tuli appi, et Konstantin ja siis 5- DJ. Et thanks sulle. Et siiamaani hindan seda väga, vaata. Et sealt sai nagu kogemuse, et kui justkui, et kui lava peal oli kõik hästi, siis publiku sees nagu nii hästi ei olnud, vaata. Ja sealt sai nagu kogemuse, et kui sul ikkagist on sellised, tead küll, mis kanti inimesed mitte halvaga, vaid et mis stereotüüp nagu inimesi seal seda mussi kuulavad, siis sain väga hea kogemuse. Nii et jah, need tandsed, kui esimesed laivid tulevad, ära nüüd ära butcher või vaata, kes sind kuulama tulevad, vaata. Ma just lähen lava peale, on täiesti friis, lihtsalt vaatan sükse surnud pilguga ring. No see on omaette kunst. Aga räägi, Laur, sina nagu laividest, et kuidas see olid sinu siis esimesed laivi kogemused? Esimesed on ikka niimoodi, et hirm ja värin on sees ja mängid mööda ja või keegi teine mängib mööda. Siis sul hakkab paremini, siis sa mängid paremini see. Ei ole nii või? Ei, siis see läheb off the rails, kõik läheb ligadi-lugadi. No see on swing. Aga selles mõttes on äge jah, et seda kogemust on juba aastatega nii palju, et nüüd on juba täiesti savi ükskõik, mis moment tuleb, siis saab hakkama ja no problem. Kui pikalt sa oledki nüüd muusikat teinud juba? Jällegi, kust maalt võtame? Kas sellest... Võtame sealt maalt, kui sul esimesed reliisid tulid reaalselt mingisuguse. Esimesed reliisid, jälle neid on nii palju olnud, et ma hetke mõtlen. Ma arvan, et äkki mingi 15 aastat või? Ju, muljetavaldav. Ja oota, praegu kui noor sa oled? 30. Näe, sama. Oota, millal su sünnipäev? September, fuck. On juuni. Kas me jõuame veel õnnega soovida või on juba see aeg möödas? Ei, see on juba möödas. Eile oli? Ei. Ei, septembri alguses, jah. Okei, esimene koolipäev? 8. Fuck. Okei, me läheme tiireilime ise ka siin natukene. Aga räägime, sa mainisid põgusalt siin Fiverrist, et sa tegid Fiverit. Kui pikalt sa tegid Fiverit ja kirjelda oma kogemusi sellega? Fiverit ma tegin umbes 3-4 aastat äkki, midagi sellist. Kirjeldan kogemusi niimoodi, et minu jaoks oli äärmiselt positiivne kogemus, kuigi ma tean, et Fiveril teinekord on ka siuke veitsa halb maik juures. Inimesed arvavadki, et seal müüdakse $5 eest rämpsu põhimõtteliselt, aga... Jah, kes ei tea. Jah, kes ei tea, aga ühesõnaga hakkasin seal oma teenust müüma ja mul läks üli hästi, sellepärast, et sel hetkel, kui ma läksin Fiveri platvormile, siis seal ei olnud ühtegi sellist nagu vokalisti, metal-vokalisti siis polnudki ja siis sain selle au omale, et olla see esimene vend ja siis tuli päris palju inimesi, kes tahtsid seda. Ühesõnaga, nagu, kui sa nagu reaalselt nagu inimestele, kellel tekkis nüüd huvi, et sest mulle tihtipeale meeldib see, et
ma tahan detailselt teada, ma tahan reaalselt visualiseerida, mida see tähendab. Mis see sulle tähendas? 6, palju töid sul oli? Ma 6 niimoodi ei oska öelda, ma võin öelda, et äkki aasta peale oli mingi 30-40 lugu või tööd. No väga hea, see saab aasta peale ära jaotada ilusti selles mõttes, et said nagu ikkagist elatist teenitud. Jah, et vahel mõni plaat siia sinna, vahel lihtsalt mõni lugu ja niimoodi läbi segi. Aga mis sa täpselt tegid selles mõttes, et sa ei teinud ju ainult vokaale ju? Või... Seal ma tegin ainult vokaale. Seal tegid ainult vokaale, okei. Ja millal sul siis see mängu tuli, kus sa nüüd... sa ju oled, nagu me rääkisime just ennem, et ka USA bändis oled produ teinud ja mixi masterit, et kas see oli su esimene selline debüüt just kui audioinžineerina või oled sa neid veel teinud? Audioinžineerina ja nagu salvestada ja kogu seda möllu ma olen õppinud nagu terve elu selles mõttes, et paralleelselt, et kui ma hakkasin esimesi bände tegema ja esimesi projekte, siis ma ka üritasin kogu aeg salvestada ja möllata, et nüüd on lihtsalt mingi süke level juba saavutatud, et võib teistega ka koostööd teha ja kannatab midagi kuulata ka, jah, et jah. Aga kas see tihtipeale, ma võib-olla võtan seda natuke oma mätta otsast, aga kas see tihtipeale ei ole nagu audioinžineeri koha pealt just kui see, et tegelikult ta on võib-olla juba mõnda aega nagu nii-öelda kannatab, aga rohkem võtab see aeg, et sa ise usuksid sellesse, et kuule, see toimib niivõrd piisavalt hästi, et ma võin nagu seda teistele pakkuda. Seda kindlasti, ei see on muusikaga samamoodi ja selle audioga teeb samamoodi. Ma arvan, üldse creative work ongi selline, et ennast usku panna on palju raskem kui teisi. Ja, ma tunnen ka täpselt sama fiili. Ma tahaks nagu su käest küsida seda, et kuna ma tean mõningaid inimesi, kes ka ise miksivad, masteravad oma kraami, et ma olen neilt ka küsinud, et mis nagu sind siis nagu ajendas seda, et miks sa hakkasid ise miksima, masterdama. Küsiks ka sinult, et mille pärast sina hakkasid miksima, masterdama? Sellepärast, et mulle ei meeldinud see versioon, et kui sa tahad bändiga lugu välja panna, siis kirjutad enne ära, demotad või tähendab, jah, teed mingi väikse sükse demo, kirjutad ära, kõik peab olema juba täiesti valmis, mõeldud, tehtud ja siis sa lähed kuhugi stuudiosse ja sa pead selle mingi umbes 2 tunniga lintama ära ja siis see on done, nii. Aga mulle meeldib lugudega pikemalt tööd teha ja arranžeerida ja proovida asju, midagi lisada ja ise teha. See on väga huvitav mõttekäik, et ma toon paralleelselt üks inimene, kes ütles niimoodi, et ma hakkasin sellepärast miksima masterdama, sest ma ei kannatanud seda, mida teised minu lugudega tegid. et see on hästi lahe, selles mõttes, et siin on nagu nii palju neid nagu veksleid või paralleele, et miks keegi hakkas vaata, et ka mina siin vaikselt proovin ja harrastan, ka Hans siin harrastab ja proovib ja mul võttis pikalt aega, ma elasin ka mingisuguses, ma ei tea, missiguses vaakumis, ma arvasin, et kui sul ei ole kindlat ülevaadet, vaata, et 100%, mis on õige, mis ei ole. Ja sa tead seda, et audioinžineerina seda päris nii ei ole ka, et puust ja punaselt, mis on õige, mis on vale. Et kõik on suhteline. Aga minu inimesel see häiris, vaata, sest mul enesekindlus puudus. Aga kui see kasvab, siis seda rohkem sa hakkad nagu tajuma, et mida ma võin kasutada, mida võin teha, vaata. Ja minu puhul on näiteks see, et miks ma ise nagu proovin ja punnitan, on sellepärast, et mul ei meeldi teiste järgi oodata. et mul on nagu mingi, sest mul on ka kerge siuke nagu aktiivsus tähelepanu häire, et ma teen üks päev teen seda, üks päev teen toda, siis avastan, et mul on 5 asja, siis mõtlen, ma tahaks selle eest saada, sellepärast nüüd mul tuli juba 6 asi ja see esimene tekitab stressi ja pinget, vaata. Et kuidas sul on, nagu tookski paralleelid, sa teed nii palju erinevaid projekte, kas mõni nendest projektidest vahest ei suru teist projekti või? Kindlasti surub. See on väga keeruline. Üks sõidab ikka teisele otsa korralikult. Siis paned ühe asja pausile, tegeled selle prioriteediga ära ja siis vahetad ära. On see lihtne? Ei, tahaks tegelikult kõiki asju korraga teha, aga paraku on nii, et peab mingid asjad pausile panema hetkel. Et see on jah väga huvitav asi. Kusjuures tegelikult võib-olla praegu, kui ma nüüd nagu valesti millestki aru pole saanud, siis oleks väga aktuaalne hetkel rääkida tegelikult sellest, et sul see bänd Koresoored. Koresoored. Ma ei tea, miks Koresoored, ja ütleme nii siis. Et põhimõtteliselt
teil ju vist hetkel ilmuvad mingisugused nagu justkui videopäevikud välja või siuksed nagu stuudiopäevikud ja et ma esimese vaatasin ära ja see oli ka päris huvitav näha sul seal mic placement ja kus te salvestasite, et võib-olla nagu seal ongi vist hetkel kõige rohkem, kui ma nüüd eksi, näha, mida sa, Laur, nagu audioinžiniirina teed või nagu visuaalselt, eks ju. Kust te salvestasite seda ja kuidas see protsess välja nägi? See esimene videopäevik, mida sa nägid, see on tehtud Ungru loomemajas. Ja seal me salvestasime ainult trumme nädal aega. Ülejäänud kitarrid ja vokaalid, instrumendid on minu juures kodus salvestatud. Aga me oleme seal varem käinud nagu bandcampi tegemas ja muusikat kirjutamas niisama sõpradega. Hästi hea ruum on seal, akustika on üliäge, kõrged laed, mõnus. Trummide salvestamiseks ideaalne ruum minu meelest. See jäi mul nagu lihtsalt meelde ja kui me hakkasime seda uut plaati salvestama, siis mul oli kohe peas see, et ma tahan nagu sinna minna ja trummid püsti panna ja seal salvestada just nimelt. Okei, see oli äge, just ma nägin ka, et selles osas justkui kõrgemal olla mic placement'id on üleval, et selles mõttes, et nagu hästi lahe omaette nagu ruum, vaata, et kõla. Ja selles mõttes, kui te salvestasite neid trumme, et kui palju sa seal nii-öelda siis seda ütleme siis nii-öelda seda nagu tämbrit ja akustikat muutsid, et ma vaevalt, et sa palju, eks ole, sest et kuna sulle meeldis see hoone niivõrd palju juba, et ta juba andis nii palju karakterit, et sa lihtsalt üritasid natuke komplimente sellele teha. Ja, et seal ümber teha suurt ei olnudki midagi, seal oli lihtsalt mikrite positsioneerimisega natuke tööd, muud midagi. Ja see võttis ma nagu video järgi saan aru 1 päev, et see placement, mic placement. Tavaliselt, kui ruttu see käib sul üldse? Et kui ruttu sa, kui sa salvestad näiteks trumme, eks ole, kas sul on kindel mingisugune plaan või idee juba ennem olemas, kui sa sinna jõuad? Või oled sa pigem selline, et sa oled koha peale ja siis hakkad kompama, et kus oleks kõige pigem koha peal vaatad, aga selle ruumiga oligi see, et varem seal teinud, mänginud ja kuulanud ja siis oli juba mingi pilt oli selge, et läks mõnevõrra kiiremini. Ja abiks oli ka mul sõber Jörg, kes selle plaadi siis miksab, et mina olen lihtsalt salvestus ja produktsioon selle plaadi peal. Siis temaga koos panime mikrid paika ja... No, üli cool, aga see siis kõlab just nii, et kui te temaga koos panite maigid paika, siis see ikkagist võib-olla natuke oled ka miksi peal koha peal aeg-ajalt. Jah. Vaevalt sa jätad ta täitsa üksi, et tee nii, kuidas sa tahad. Eks me käime need asjad üle, aga mina, ütleme nii, Heebleid ei liiguta. Ma üritan mitte, jah. Okay. Ma usaldan teda täielikult, ma arvan, see tuleb hea. See on äge, aga rääkides usaldusest, et vaata, kuna sa teed nii palju projekte, siis kui raske on sul delegeerida ja usaldada? On see sul lihtne või vastupidi? See on, pigem on raske. Jälle ongi see, et tahad ise teha hull tegelane, aga peab hakkama saama. Nii palju projekte, et ei jõua üksi, ei saa. Ja sa teed päris pikalt ka, selles mõttes sa nagu justkui ütleme siis nagu no life'i väga palju asjade kallal. Aga kas sul nagu eraelu selle poolt nagu kannatab ka? Jah. See tuli kohe, vaata. Kindlasti. Et selles mõttes see on alati muusikute või loomeinimeste puhul nagu väga muljetavaldav just siis, kui sul on toimiv suhe ja see toimib, eks ole, kogu see värk paralleelselt, kui sa no life'id ka. Et kui ma sellises mastaabis peaksin no life'ima, mis sina, siis mul oleks päris keeruline. Aga see on jällegi periooditi. Jah. Aga jah, teinekord saab minna ikka fanaatiliselt sinna in the zone, et selle plaadi trummide salvestusega oli ka samamoodi, et me olime nädal aega seal Ungru loomamajas ja mina päiksevalgust ei näinudki. Ma olingi seal toas ja ei käinud mitte kuskil ja salvestasin ja hommikul vist, mis me ärkasime mingi 8 üles, hakkasime pihta. Mina lõpetasin iga päev öösel kuskil 3-4 ajal ja iga päev. Ja seda videos oli vist näha ka, et ühte hommikut vist või mulle jäi mulje, et kuule, et kas sa oled maganud ka või mitte või? Asjad peab tehtud saama ja kui mul on põnev, siis ma teen nii kaua, kui on vaja. Mingi perioodi, eks ole, saab nii teha. Kusjuures paralleelselt ma nägin mingi sükene portaal on olemas, ma ei ole täpselt uurinud selle kohta, aga sükene vokaal 2 A-ga ja on väga palju liikuma hakanud USA meedia vist, kui ma eksi.
ja seal on ka päris palju artiste ja nende käest küsitakse asju ja Deadmau5, eks ole, kes mulle väga meeldib, sest ta on niisugune controversial ja ütleb väga ausalt asju välja ja mulle see väga meeldib. Et ta ise on ka audio engineer ja kõiki oma asju miksib ja masterdab ise ja temagi on nagu selline, et justkui ta kirjeldas oma muusika tegemist, et ta võib-olla teeb see 14 tundi, istub millegi taga, siis tegelikult võib-olla reaalselt 10 tundi sellest on väga mitteviljakas ja viimased 4, kuna ma olen väsinud ja ma enam ei mõtle, et tänu sellele, et võib-olla ma ei mõtle, tulevad kõige paremad ideed. Et kas see kehtib ka sinu puhul nii, et mingi hetk kaob mõistus ära ja siis tulevad kõige huvitavamad? Üldiselt võib-olla pigem mitte. Mul on vist niimoodi, et kodus hakkan muusikat kirjutama ja näiteks sündisoundidega midagi hakkan tegema, vaatan, kuhu see viib on ju, siis mõni päev on küll siuke, et kui mul kohe ei tule 15 mindiga mingi hukk, mis mind hakkab köitma, siis mul enam täna ei taha. Vahel on nii. Sa ei tunne, või sul ei ole sellist tunnet, et vahest näiteks, et sa lähed stuudiosse, hakkad tegema ja teed see mingi 35 tund aega ja siuke tunne, et lihtsalt peaga vastu betoonseina, et täna lihtsalt ei tule, tuled sealt ära ja siis tekib sul tunne, et fuck, et kas ma nagu üldse nagu, kas ma oskan? Seda juhtub kindlasti. Aga ma üritan nüüd, ütleme, aru saada, et kui on minu jaoks siis nii-öelda maha kantud päev, et vahel lihtsalt ei ole seda energiat või ei lähe midagi käima ja siis, et see on ka okei, et vahel puhkad, ongi, teen nii palju asju, et võib-olla ei jäänudki midagi üle, ei olnud inspiratsiooni too päev, mis siis on, et see on ka fine, puhkan korra ja... See on väga õige mõttekäik, ma ise olen ka niipidi, et pigem on see, et see ei ole maha kantud, tihtipeale, eks ole, ma arvan, sa samastud minuga, on see, et tegelikult võib-olla see eelne päev, mis nagu läks luhte, võib-olla läbi selle sa avastasid mingisuguseid, mis iganes X mõttekäike või trikke, kompasid midagi, olidki siuke, et mul nagu savi, vaata, et viskan siia selle, vaata, see küll sinna ei sobinud, aga järgmine projekt, järgmine päev mõtled, kuule, ma mäletan, et vaata siin ma tegin midagi sellist, et kuule ma peaks nagu proovima seda. Ja tänu sellele, et sellest luhta läinud päevast tekkis sul tegelikult järgmisse päeva tegelikult justkui nagu mingisugune alge millele ja siis tegelikult sünnib midagi suurt, vaata. Et mul endal on paralleelselt küll nagu nii olnud, vaata. Et muus on sulgi, jah. See on vägev, et aga ma räägiks, võib-olla me oleme nagu väljaspool seda keldriformaati, me oleme rääkinud ka sellest, et sul on endal kodus stuudio. Jah. Ja sul on siuke ainulaadne võimalus, eks ole, et sa saad terve maja peal justkui nagu kasutadagi seda nagu stuudio, mitte kodu, vaini. Põhimõtteliselt küll. Et sa siis, et kas sa ei ole näiteks köögist või ma ei tea, garaažist või millestki teinud endale mingi trummisalvestusruumi või vanemate magamistoast? ei, seda ei ole. Mul on ikkagi üks ruum, mida ma kasutan. Okay. Et ma väga siukseid eksperimentaalseid asju hetkel ei kasuta. Kõik saab seal ühest toast tehtud. Okei. Aga miks mitte, et võiks proovida midagi. Mul meenus veel üks huvitav pull asi, et nagu rääkida võib-olla ongi huvitavam kindlasti produktsioonist rääkida, kuidas sina, Laur, eks ole, mussi teed ja et ma mäletan, et see Bryden, eks ole, vist või Pridan või Pridian, okay. Et põhimõtteliselt seal sa tegid sellised kommentaari, sa kunagi jagasid mul natuke kraami ja sa ütlesid, et vaata, et alguses sa kasutad VST-si ja hiljem siis mängid käigud sisse süntidega, eks ole. Kui tavaline käekäik see sulle on, et sa asendad VST-si virtuaalseid instrumente, kes ei tea, siis reaalsete pillidega? Ütleme nii, et see bänd Pridian siis on siuke modernne metal bänd, kus me kasutame hästi palju industriaalmetallist siis inspireeritud siukseid lükkeid, et hästi palju syntesaatoreid ja siukseid tehnilisi sound'e, sampleid ja VST-dega on siuke nali, et jubedalt meeldib, mida sa saad hästi kiiresti seal kombineerida, teha, aga kõik soundid mulle tunduvad vähemalt siuksed krõbedad või nagu harsh, high-end, kuidagi, kui nii öelda. Aga miks sa neid läbi millegi ei lase? Näiteks SSL-i või Niivi või? Mul ei ole neid. Aga mis mul on üks Behringeri sütt, mis mulle väga meeldib. Deepmind. Just. Ja selle ma hea meelega võtaks sult. Ja, et see mulle meeldib just sellepärast, et teda saab distortida rõvedalt niimoodi, et ta tegelikult klipib ja
VST-ga see klippimissound on siuke vastik, aga päris süntesaatoriga see on mõnus. Aga kas sa ei ole mõeld, või noh, võib-olla see ei ole sulle vaata, aga näiteks on see, et näiteks VST-dega ju võibki, noh okei, kui me siin räägime, et mingi suurtest konsoolidest ja asjadest me neid nagu läbi lasta ei saa, sest meil on seda võimalust. Okei, mul on siuke võimalus, mida me oleme praegu isegi tegelikult kasutanud. Need, kes teavad, mõtlevad, et nagu miks aine. Aga ka mul, vaata sa tead, Studio Logicu poolt tulid kunagi mingi aeg tagasi need pisikesed helikaartid. Neil on samamoodi see võimalus, et sa saadad selle signaali uuesti läbi selle preampi ja siis sa saad justkui selle SSL ja nagu selle saturation'i. Et noh, siuksed väiksed lahendused on tegelikult olemas, et justkui virtuaalsed instrumente teha nagu pehmemaks või näiteks lasta no nagu see on nagu väga julm näide, eks ole, et seda teeks võib-olla mina, aga ma ei ole veel teinud seda, sest et mul ei ole aega, aga ma teeks hea meelega. On see, et mingi lasete reaalselt need signaalid läbi mingi vana kasseti, vaata. Jaa, ei, muidugi tahaks. Sul pole ka aega, eks ole, vaata. Et on ka neid vanu miksereid, eks. Ma olen vahest Eesti turul ka näinud, kus on nagu see, et vaata, et läbi nagu tavalise kasseti, vaata. Et need on küll ägedad, aga võib-olla tõesti ma vastan ise endale praegu, et see on suurem vaev kui see, et sa võtad selle analooginstrumenti nagu pilli ja siis teed nagu recreate'id seda, sest kõik on MIDI anyway, nii et sa saad selles oma käigus öelda nagu uuesti läbi. Saadangi MIDiga ja võtan soundi välja. Aga seal on tegelikult, miks ma hakkasin seda hästi palju kasutama, on ka see, et see hands-on controlling nagu ikkagi, et nuppudega saab filterdada ja ma ei viitsi seal neid midisi mäppida ja sellega tegeleda just et mul on üks unit, et saadan sinna midi ja siis noh, vaatan, mis saab ja siis salvestuse peale jääb ka siuke veits üks elu. Ja ma tahtsingi just sinna jõuda, et sa salvestad sedasi, et sa ise nagu katsud cut-off'i ja kõike muud ja see oleks nagu võimalikult inimlik nagu nii-öelda, et tulevadki need konarlused ja muud asjad sisse, et sa nagu ei kasuta läbi midi seda, et sa keerad seal midagi. Ja see on väga huvitav take selle koha pealt, et eks isegi olen midagi sarnast teinud just hiljuti, et nõustun sinuga. Aga rääkides nagu üldse nagu süntidest ja asjadest, et ma tean näiteks sinu Semu Ollenam, et tema ju ellu tulid nagu sündid veits hiljem, et ta oli ikka enam siuke nagu traditsiooniline muusik, pigem kitarr, et elektriline kitarr. Et kuidas sul oli, et kas sul nad tulid paralleelselt või sa olid ka pigem ennem ikkagi skeelpilli taga ja siis hiljem tulid sündid? Pigem enne mängisin ikkagi kitarri ja bassi ja see sündid on ka sinna latest asi, millega aga on tekkinud selline passion ja armastus nende vastu? Jah, ma arvan 2015 ajal hakkasin süntidega tegelema, siis kui Drone Fighter ja siuksed asjad läksid käima, et siis tekkis siuke suurem huvi. Enne seda oli lihtsalt what if proovida. No siis sinuga võib-olla seda paralleelselt ei saa rääkida, kus nagu mul Semu Maitki, et mäletame aegu, kus me noore, 2008, 2007, 2006 vaatad mingi Toomani lehte või pillipoodi, pillipood.ee, et vaatad neid, et milline on see esimene nagu sünt, mida nagu võimaldab, kannatab osta, vaata, ja siis oli see, et nagu ega analoog oli ikka veel, ta ei olnud enam teemas justkui ikka veel, et digital oli ja nagu need analoog imitaatorid nii-öelda ja eks siis ma mäletan, kui tuli see esimene Arturia minipõrut, eks ole, see tõi nagu selle teema nagu massidesse, et analoog on jälle teemas ja paljud siuksed tootjad, kes massproduktsiooni tegid, hakkasid uuesti analoogpille tootma, samamoodi nagu Behringergi ja tänu sellele tuli hind alla ja järsult oli see kõigile nagu kättesaadav, sest et ennem seda oli sul kas ostad kasutatud pille, mis on mingi ilgelt kallid, eks ole, ja Eestis neid pole, siis shipping cost on sama palju kui see pill ise, võib-olla rohkem, või siis on nagu see, et olid mingid Prophetid, Sequential Circuit, ennem Sequential Circuit Dave Smith, nüüd on jälle Sequential Circuit või mingid muugi, vaata. Meil on ka siin by the way üks muug. No, seda ma tahan pärast näha. Ja see on Olle oli ka samasugune, vaata. Siis ta juba tuli mitu korda meil külla, kui lahad, ma proovin, vaata. By the way, Olle, me peame koos nüüd sinu uues stuudios mussiga tegema, et hea meelega. Ja sinuga ka me peame mussi tegema. Et ma vaikselt siin sellised videopäevikud ja asjugi teha, et lahe läks lihtsalt jammida, et vaadata, mis sealt välja kujuneb. Nii et tee aega enda kiirele schedule'ile. Proovime. Pead. Aga rääkides, tulles tagasi, sul on nagu siuke huvitav amet ka, et ma võin nüüd natuke puituma, sest ma täpselt see spetsiifikat ei tea, aga sa haldad
kitarre või nagu hooldad siis? Hooldan jah, kitarrihooldus. Lihtsalt kitarri, ongi spetsiifiliselt ainult kitarrihooldus, mitte killpillid, nagu lihtsalt kitarre. Okei, kuidas sa sinna sattusid? Elu, no täpselt niimoodi, et sõber tegeles sellega ja mina kolisin Tallinnasse. Fiverr päris ära, ütleme, ei elatanud veel, oli tööd ka vaja ja siis sõber pakkus, et näed, mul on veel töökojas ruumi, et äkki tuleb proovid. Ja siis proovisin. 2 aastat proovisin enne, kui millegiga hakkama sain põhimõtteliselt öelda, aga et learn as you go põhimõtteliselt. Aga jah, Alan Nurva Tallinnas kitarrihooldus.ee ja koos teeme. Representavad. Ei, aga äge, selles mõttes, kuidas siis nagu 2 aastat üritasid ja ta pidas vastu need 2 aastat ja koputas lõla peal, ütles, kõik on hästi. Jah, learning as you go, selles mõttes, et pille on nii palju erinevaid ja muresi on nii palju erinevaid, et see on lihtsalt nagu kogemust vaja. Raha teenisid ka need 2 aastat või 2 aastat olid praktikal? Teenisin ikka, aga lihtsalt ongi alguses teed kergemaid asju ja siis järjest upgrade'id, et nüüd on juba päris... Alguses sa tõstad pilli ette, vaata. Põhimõtteliselt. Aga viitsid sa... Kuidas sul muidu see kitarrihooldus keskmine päev välja näeb? Jaa, täpselt, seda tahtsingi jõuda. Väga õige küsimus. Keskmine päev umbes 3-4 pilli äkki saame hooldatud. 2 hooldatu ühte pilli? Ei, selles mõttes, et 2 töölauda eraldi ikkagi. Okei. Aga see hooldus siis põhimõtteliselt näeb niimoodi välja, et sa kindlasti vahetad keeled välja, puhastad ja siis kaelsirgu või Jah, ütleme standardhooldus on jah see, et keeled vahetad ära, kael puhtaks, fretid poleerida, kere ära puhastada, siis uued keeled peale panna ja kõik need pick-upi kõrgused ja intonatsioon ja kõik kogu see veel teha. Ma hankisin ka endale niisuguse nagu väikse komplekti kunagi, et enda kitarre hooldada. Aga ma ei ole mängimiseni jõudnud ja ma ei ole hooldamiseni ka väga jõudnud. Ja selle hooldusega saab, kui ei tea, mis sa teed, siis saab endale elu väga palju halvemaks ka teha, niimoodi, et sa pärast ei taha mängida. Mul oli siuke vana nimega vintage kitarr, et selle ma võib-olla rikkusin suht täiesti ära enda selle hooldamisega. Aga rääkides rikutud pillidest. Mitte pilli sa ära rikkusid, aga sa... Tegelikult vist niimoodi päris ei rikkunud ikkagi... Sõber pääsis välja, ma saan aru, aga... Nii et ma ei oska öelda, kõik lõppes hästi. Okei. Aga kas teil mingit siukest õudusprojekti on ka olnud? Ai, kindlasti. Räägi. Meile üldse ei meeldi need pillid, mis on kuskilt Vene ajast ja kuskilt keldris seisnud ja nendega tööd teha. Enam me väga neid vastu ei võta ka, aga... Miks? No inimestele ütleme niimoodi, et sentimentaalse väärtusega instrumendid, mis tegelikult ei kõlba mitte millekski enam, siis nendega on raske tööd. Aga nii ei saa, et vahetad sisuliselt välja ja jääb siuke nõukaaegne vibe lihtsalt või midagi sellist. Või see on liiga kreisi? See on lihtsalt nii suur töö, et... Keegi ei maksa selle eest? Või sa ei taha teha? Osad maksavad, aga see on siiski... Ütleme nii, et see ei ole seda hinda väärt tegelikult. See peavalu on nii suur nende pillidega tegelemises, et kaelad, kõverad, viltu, propeller, kõik. No vahetid välja kaela. Siis ta ei ole enam ju see... Kere on ikka cool, vägev. Ei, see on liiga Frankenstein juba. On, siuke asi meeldis. Sa oled siis purist või? Saab Eesti ei, ütleme nii, et nende vene pillidega inimesed pigem on need puristid, et ta peab olema... Nagu seda pidi. Okei, aga sina nagu Frankensteini teeksid, kui oleks mõnda? Ja võib teha küll. Aga ikkagi mitte nendest pillidest, palun. Okei, rääkides sellest, see on päris põnev, sest et ma vaatan, et sul on täitsa mingisugune hirm selle vastu. Et näiteks mulle endale meeldib, ei ole saanud, ma olen saanud nagu VST-dega nagu olen kokku puutunud ja kaudselt peaaegu oleks ühe endale saanud ka, aga nõukaaegsed süntesaatorid. Mis sa nendest arvad? Mul ei ole väga kogemust nendega. Mis need on? Mingi väike pille ja mingid siuksed... Mis ajad? Täitsa peksus vend ei ole kursis. Ei, näiteks siuke, ma räägin, et üks siuke nõukogudeaegne kurikuulus pill, mis tegelikult ka väljaspool Venemaad teada, on Polyfox. See on hästi äge. Ja by the way, Behringer teeb sellest koopia. Väga hea. Ja, koos selle sama tüübiga, kes selle disainis algupäraselt.
et tuleb hull asi, see on justkui nagu see Vene equivalent Moogile. See on üliäge pill tegelikult, sellega on isegi mõningad kuulsad muusikud teinud mussi, nagu mul tuleb praegu paraku mul ei tule meelde, aga ma tean, et üks Cyberpunki soundtrackis on kasutatud Polyvoxi. Nice. Kes ei tea, see nüüd teab. Nii et Olle, sul on Polyvoxi vaja. et ühesõnaga jaa, see on siuke äge pill ja neid tegelikult on, et näiteks Leedu või mis valetan, Läti tootis väga palju nõukaaegseid sünte ja üliägedaid, isegi trummimasin üks alles hiljuti nüüd YouTube'is liigub ringi need, kes mussi väga palju jälgivad, just analoogpille asju jälgivad, need on kindlalt kursis sellega, et siuke üks äge trummimasin on, neid on 7 koopiat, need olid suht ajast maas, et kui juba oli digiajastu enne, siis nemad tegid veel sellist nagu reaalset analoogi, aga need pillid kõlavad üliägedalt ja ma saan aru, ma olen kuulnud paralleelselt ka tehnikutelt, kes nagu just elektroonilist kraami nagu parandavad, et nad põrgu parandada ja kõike muud. Aga no jaa, aga kas ei ole mitte kõige vanaga nii, vaata? Kuskilt maalt? Kuskilt maalt kindlasti. No ja ma saan aru, komponendid on odavamad, eks ole, aga seal ma eeldan, et seal peab olema tõsine nagu selline passion selle taga, et see nagu midagi väärt on, aga samas ikkagist, need on seda väärt, nii et me peame sebima kuskile kellegile selle Polyvoxi ja siis räägime uuesti. Yeah. Olle oleks õige vend, kes selle Behringeri Polyvoxi varsti ostab ja siis kutsub mind ja Lauri külla ja siis me teeme videot ja Hans filmib seda kõik. Nii on tehtud. Aga räägiks, tegelikult tuleks korra nagu veel selle juurde tagasi korra lihtsalt Fiverr, et miks sa otsustasid lõpetada sulle? Ma otsustasin lõpetada sellepärast, et turg oversaturated. Niimoodi, et mina olin küll esimene vend, kes seal pihta hakkas, aga umbes aasta-2 hiljem hakkas sinna voolama jube palju neid inimesi ja siis hakkaski see pihta, et mõned inimesed küsisid seal töö eest 15 € ja niimoodi, et võistle siis ükste inimestega, kes solgivad turgu selles mõttes. Ja siis ma, esimene mees, kes hakkas seal tegema, on esimene mees, kes sealt läheb ära ka. Et tegin oma kodulehe ja hakkasin ise seda asja ajama niimoodi eraldi. Mul on tegelikult see Fiverr veel lahti ja sealt kaudu saab ka tellida, aga eelistan seda, et minu kodulehe pealt. Ja mõistlik, selles mõttes, et sa teed väga õigesti, sa ehitad enda nagu sellist kohta üles ja see on kõige mõistlikum lükka üldse ja loomulikult see on hea transition, et sa kuskil kõigepealt tõmbasid endale tähelepanu ja nüüd siis ehitad paralleelselt enda asja, et see on väga hea. Sealt jäi väga palju püsikliente ka, kellega ma teen siiamaani veel koostööd, pluss nüüd ei ole seda Fiverri vahendust, et nad võtavad mult 20% igast asjast ära. 20% oli see siis? Jah. Okay, ja mis sinu hinnad lõpus siis olid, kui küsid näin? Hetkel ma küsin umbes 200 €, et üks lugu vokaali teha. Ja see tähendab, see hõlmab endast siis loo kirjutamist ja vokaali salvestamist? Lihtsalt, et kirjutatakse ära sulle ja sina laulad ja salvestad siis? Ja roo siis või? Selles mõttes, et sa nagu paned sinna mingi saturation'id, teed selle vokaaliga midagi või mul on see täpselt niimoodi, et I mix along the way nagu juba, kui ma hakkan salvestama, siis kui ma teen hästi palju vokaali layerid ja siis ma tahan juba ise kuulda enam-vähem, kuidas see soundima hakkab või võiks soundida, siis ma juba mixin seal asjad valmis. Aga kliendile ma saadan toored trackid ja siis mixed trackid eraldi stemmidena ja siis vaatavad ise, mis neile meeldib, mis ei meeldi. See on päris hea punkt, et saad ise samal ajal harrastada, harjutada veel rohkem nagu enda crafti arendada, vaata. Ja siis samal ajal, et kui ei sobi, võta see, tee parem, vaata. Aga on sul näiteks sellised hetke olnud, kus on nii, et kindlasti seda on kindlasti olnud, et võetakse see sinu poole ja toimib ülivägev. Kindlasti on ka seda olnud, et võetakse see teine pool ja rikutakse ära. Aga kas on nii olnud, et võetakse see toores materjal, tehakse midagi, kus sa mõtled nagu, miks, nagu kuidas, nagu ma tahaks ise nii hästi teha. On olnud seda? Ma ei tea, kas nüüd just niimoodi, et sest et ise ikkagi enda häälega kuidagi nii ära harjunud, et ma umbes tean, mis seal sobib ja nii palju sellega tööd teinud, et mis soundib ägedalt ja mis mitte. Et ma arvan, et ma saan sellega päris hästi hakkama.
päris ära rikutud ka ei ole midagi. Ja ma tahtsin jõuda ka veel, vaata, et kas see nii on, et ma annan tagasi raha, vaata, et ma ei soovi, vaata. Aga jah, midagi mind-blowing experience'i ei ole ka olnud, et see on midagi, mida ma ei oleks ise osanud teha või. Okei, väga cool. Selge, aga Elder Records siin nüüd katsetab uut formaati ja see on siis selline, et me lähme nüüd korra väiksele reklaamipausile ja me näitame teile oma uut lühifilmi jaanipäeva treilerit ja seda näete nüüd siin. Näeme. Mari, kui sa peaksid juhuslikult mind siit ukse silmas piiluma praegu, siis nüüd on mõistlik hetk ukse eest ära tulla. Mariga said asjad klaaritud? Jaa, Mariga on asjad klaaritud. Lukud on ära vahetatud ja... Mis asja? Lits lasi koos mu pojaga jalgaresi. Sirnud seal? Vana poiss. Ma oleks tegelikult sitaks parem hullarist välja saanud, kui ma oleks tahtnud. Mis mõttes? Mari pärast ma olingi seal, et ta näeks, et ma tahan, ma ei tea, heaks poisiks. Tule sa väikest suslik, sa elad ikka veel fucking stuudios või? Kus ma elama pean siis autos? Täiesti. Mutt viskas mu välja ju, noh. Ma tunnen sind raisk, see stuudios ei ole mingi joomise koht. Tule sa nagunii ei tee mussi seal enam, jah? Viimane kord sa roomasid seal stuudios ringi nagu kuradi Jaanimus. Jaa. Mul on plaan pihta hakata veel. Korral. Roomama ka. No nii, see oli filmi jaanipäeva, Jan's Day treiler. Kuidas sul tundus? Mulle tundus, et nagu päris. Nagu päris film või? Jah. Seda me oleme kuulnud. Et treiler meeldis. Tahaks nüüd näha täispikka filmi ja sündisoundid oli teada. Nice, et sellega oli nii, et esimene teos seal alguses on Hansu tehtud ja siis see teine oli mina. Ja siis filmi soundtrack koosneb 3 originaalsest trackist, mis tegin mina, siis pluss 2 lugu, mis on Maidu poolt. Nagu need on siis nagu nii-öelda additional tracks, nagu tema pseudonüümi poolt siis, või noh, praegu siis tema päris nime alt. Loodetavasti tulevikus pseudonüümi alt. Et praegu on ML, vaata. Oli ML arvutid või? Kunagi või? ja vaat siis, et see oleks päris hea pseudonüüm. Aga rääkides sellest mussist ja filmimussist, oled sa ka kuskile filmimussi teinud või tahaksid seda teha? Tahaks kindlasti, aga siiamaani ei ole olnud võimalust. Aga oled sa praktiseerinud midagi sellist, et pildi peale mussi teha või? Inspiratsiooniks olen küll, jah. Mingid pilte ja videosi vaatanud. Ja samal ajal jammin. Jah. Et mingi vibe oleks õige, aga millegile ise ei ole teinud, jah. Mulle meeldib see kontseptsioon, sellepärast, et me just Ole Nõmmega rääkisime, et kus temagi teeb nii, et ta vist nagu filmib mingid juppe endale ja siis nagu kompoosib, nii-öelda, et saada samamoodi seda vibe'i, vaata. Siis ma mõtlesin, et ma olen ka ise seda sama teinud ja ma olen Hansule isegi mingit klippe filminud selleks, et ta saab nagu, et mingi moodi kätte. Ja mõtlesin, et see on tegelikult ülilahe kontseptsioon, kuidas mussi luua. Jah, no mul töötab see kuidagi niimoodi, et kui midagi demotan, siis üritad seda vibe'i saada, et mida see mulle meelde tuletab või mis see nagu visuaal hakkab peast toimuma, siis kas või olen teinud niimoodi, et kirjutad YouTube'i, et näiteks mingi spaceship landing või mida iganes. Paned selle nagu mängima ja siis samal ajal teed sound ehk krutid ja siis kuidagi vibe on õige. See on huvitav, sest ma olen ise näiteks nii teinud, et ma olen pannud filmid käima ja siis mute'i peale. No jah. Ka, aga nagu see on natukene parem sinu kontseptsioon, sest just kui muidu peaks selle filmi nagu ära lõikama, et tseenid välja võtma ja siis neid tseene kas siis nagu loopima panema. Kuigi mingi ajastu järgi oli võimalik see niimoodi, et isegi YouTube'is inimesed panid nagu tseene ülesse.
et saad nagu vaadata ja DVD pealt saad vaata eraldi tseene vaata. Aga noh, see on ajastu, mis on nagu läinud, et aga rääkides DVD-dest ja see kingitus, mis sa meile kinkisid, oled sa pigem analoog või digital? Mõlemad. Hübriid. Ja. Et meelsamini, noh siis sul tegelikult ei olegi mingit eelistust, eks ole, et kuulad kassetti ja kuulad vinüüli ja kuulad Spotify. Et ei ole. No okei. Aga mul tegelikult ennem siin, kui me eetriväliselt rääkisime, tekkis veel mingisuguseid nagu mõtteid ja üks olekski selline, et kui palju sa oma nagu muusikaproduktsiooni ajas oled eksperimenteerinud, no et kui palju sellest on nagu teadlik ja kui palju sellest on nagu eksperimentaalne sinu teostes? Tänapäeval seda eksperimenteerimist on nagu vähemaks jäänud. Kunagi oli pigem see, et alles õpid asju tegema, ei tea üldse, mida sa teed, siis oli kuidagi lihtsam lihtsalt testida, paned hullu, vaatad, mis asjad kokku sobivad, kombod. Praegu on seda eksperimenteerimisaega on lihtsalt vähem ja juba enam-vähem teatud projektidega sa tead, mida sa tahad juba saada, mingi siht on olemas, seda suva nii-öelda lolli mängimist on nagu vähem. Et sükest asja ei ole, et Lauri on näha stuudios klaasi veini või õllega ja siis on, täna ma vaatan, mis siin juhtub. Pigem mitte, jah. Kahju. Ei, tegelikult niisama võid olla. Ei, aga see siis tähendab seda, et sa tegelikult oled justkui nagu nende aastate jooksul ikkagist välja kujundanud enda kindla sellise nagu soundi ja sa oled selleks kindlaks jäänud ja mingid asjad on paigas. Mingid asjad on paigas ja aga mis ei ole veel paigas? Kui sinu käest küsida, kus sa tunned ennast kõige ebakindlamana oma produktsioonis, mis see on? See on alati snare'i sound. Ei ole huvitav, osadel on kick, eks ole, võib-olla mõned, no ongi, et snare. Ja ma saan aru sinul just eriti, seepärast, et sa ju pigem ikkagist nagu live instrumendid ja trummid, ja et seal see snare kõlama saada ja just nii kindlalt, eks ole, kuidas sina tahad, et see on omamoodi seik siis võiks öelda, aine. Aga jah, väga huvitav, et snare. Nii et sul on kindlasti mingi tulekski tegelikult, sorry, et rääkides snare'ist ja trummidest ja sa mainisid, et kui te salvestasite trumme bändile Koresoerd. Koresoerd. Jesus. Ma proovin, ma lihtsalt butcherdan seda. Me saame teha compilationi, kus ma lihtsalt nagu butcherdan. Või siis dubleerigi üle. Ja sinu häälega vaata, iga kord vaata. See oleks nagu eriti hea. Et seal te salvestasite trumme ja nimelt kelle trummisset see oli, kui palju sul erinevaid snare on, solnik, palju sul on neid asju ja kust need tulevad? Meie trummari enda trummisett ja tema solnikud ja asjad. Ja sulle sobisid need? Sobisid. No, soolokatega oligi see kõige suurem teema, et 3 erinevat testisime läbi ja siis välisime, mis jääb. Aga trummisett paigas, see on tema sound. See tuleb toimima panna selles mõttes. Ja kui tihti on sul olukordi olnud, kus ongi see, et see on tema sound, see on vaja toimima panna ja sa ei ole suutnud seda toimima panna? On olnud. Ja mis siis saab, siis vahetatakse midagi välja drastiliselt. Postis lihtsalt sample'dad üle ja keegi ei märka. Kas tehakse nii? Tehakse ka nii, muidugi. Ja sest, et ma nägin ka selles nii-öelda vloogi laadses videos, eks ole, kus te oma produktsiooni näitasite, et editisid kergelt trummari trumme. Kui palju sul seda ette juhtub? No, seal me tegime tegelikult niimoodi, et mängisime teatud loosegmente hästi mitu korda uuesti läbi ja siis need asjad, mida ma siis editisin, on see, et kui mängu käigus kuskil lööd näiteks kolksu mööda või midagi, siis ma võtan sellest teisest performance'ist selle koha, et oleks seamless, süke mõnus. Mingi kindla nagu takti mõõdu siis nii-öelda, et sa päris nagu sükest surge, ma butcherdan ära selle
ma ei hakka praegu, täna ma ei oska enam kirurgilisi lõikeid sa ei tee. No ütleme, jah, ma ei selles mõttes ei pannud neid asju nagu full quantized, vaid ma võtsin igast asjast nagu parima performance'i siis. No ei, no ilmselgelt, et see full quantize oli siis, kui quantize oli mugav ja tuli, et 2000 alguses, kus kõik hittis nagu täpselt ja perfektselt, et nii palju, kui ma olen neid audioinženiire nagu jälginud ja mulle meeldib, et see on mingi periood ma elust, ma söögi kõrvale vaatasin lihtsalt mingid sellised videosid, kus nagu tuntud audioinženiirid räägivad, eks ole, oma kogemusi ja asju. Aga rääkideski produktsioonist ja kogemustest, et võib-olla nagu ma tean, et sinulgi on nii mõndagi muljetada, et sa oled ju kindlasti olnud erinevates produktsioonides kaasas, näinud, kuidas võib-olla sinu teoseid valmis siis nii-öelda tehakse ja ka teiste teoseid, et kuidas sa hindaksid praegu selle Eesti muusika seda produktsiooni, et mis võiks nagu parem olla, mis on võib-olla väga hästi ja mis sina muudaks? Oleneb, mis kenest me räägime. No seda küll, aga no ütleme just nagu, see on nii laialdane amploa, eks ole, et ütleme, et no ikkagi dominantselt see, mida sa protsentuaalselt kõige rohkem praktiseerid, ma ei julge siin nagu öelda, mida sa kõige rohkem vaata, et heavy mush. No ütleme heavy mush siis, okei, jaa. Ei järjest paremaks läheb. Nüüd on hea, et noored inimesed teevad juba nii hästi seda. YouTube on õpetanud ja koolitanud inimesed niimoodi välja, et kõik asjad soundivad üsna hästi, et mingi periood oli küll see, et need vanad siis heliinsenerid domineetisid ja ongi see, et sul on mingi paar stuudiot, kus käia ja kõik asjad soundivad niimoodi ühtemoodi, siis nüüd on see asi nagu ägedamaks läinud. Et värvikirevam. See on äge, et on ka mõningaid sinu lemmikuid, keda sa julged välja nimetada? Jah, ma ütlen kohe jälle Jörg-Erik Hanikat ja Martin Randalu, Leveler Audio. Okei, peame uurima. Sest nemad teevad meie seda Pridian kõik on salvestatud, miksitud meil nende poolt. Korresordi uus plaat tuleb Jörgi miksitud ja üliäge. The best guys. Üliäge, see shout out. Aga küsimus siis sulle võib-olla selline, et kuna sul on nagu nii palju erinevaid projekte, kas sa üritad iga projekti, ütleme, et kui sul on, toome näite siin, et küll Farmeril teil vist ei ole rohkem kui üks lugu, aga ma toon selle paralleeli, et ütleme, et kui Farmeril peaks tulema veel 3 lugu, et kas sa üritad nagu akustiliselt jätta sama pildi tervele sellele projektile, et kas sa valid kindla inimese, kes ütleme, et kui nüüd just sina ei tee, eks ole, vaata võib-olla keegi teine, et kogu sellel projektil oleks kindel käekiri, kindel tämber, kindel sound või sa flipid neid ka, et ütleme, et kui sa teed siin Koresoore, ütlen lihtsalt niimoodi, et ma ei julge enam mingit moodi öelda, et kui näiteks ka nende projekt, et need ju, neil kõigil projektidel on kindel sound karakteristika. Üritad sa seda nagu vastavalt nendele projektidele, mis nendel individuaalsetel projektidel tuleb, hoida kindlat helipilti või sa ikkagist mängid sellega, et ma ei tea, et esimene album tuli selle engineeri poolt ja teine album nüüd tuli hoopis teise engineeri poolt ja kolmas tuli juba sinu poolt. Kui palju sa mängid sellega? See sõltub kõik sellest, ütleme, album cycle'iga võiks ikkagi midagi teistmoodi teha ja testida, vaadata, et seda kindlasti. Aga see kõik jälle oleneb sellest materjalist, mis on kirjutatud ja mida see nagu nõuab, mis suunda. Et võib-olla mingit 3 plaati järjest näiteks teeb üks producer sellepärast, et kuidagi feelis õigesti näiteks. Või vahel on lihtsalt see muusika on ise arenenud sellises suunas, et vajab midagi täiesti teistsugust lähenemist. See on huvitav, jah, et aga nagu lahe, sest mul just sellepärast pakkuski see nii väga huvi, et kuna sul on neid nagu nii palju. Et kui lõpuks on äkki mingi mishmash, et aga see on väga põnev. Aga ma arvan, mul nagu tekkis, võib-olla võiks rääkida nüüd rohkem natukene sellest, mis on nagu aktuaalne, et mis hetkel, Laur, sulle on aktuaalne, mis praegu susiseb, mis on välja tulemas, räägime. Nii, esimene asi ütlen, Korresoordi 6. plaat tuleb varsti. See on juba lõpusirgel. Trummid on salvestatud, kitarid on salvestatud, bassid on salvestatud, vokaalid on salvestatud, juba miksimisse saadetud.
mul on ainult veel vaja see produktsiooni osa sinna teha, ma teen sinna koorid ja veitsa sükest sümfoonilisi elemente ja tuleb natukene teistsugune asi, ta kindlasti ei soundi nagu varasemad Korrasvardi plaadid. Et see on produtsendi vahetus, mixing engineeri vahetus ja kõik full teema. Plaat varsti tuleb 12 lugu blast beat'i ja süke saagimine. Ja on plaanis mingit videosi teha? Kindlasti. Aga see plaat ilmselt tuleb järgmise aasta alguses, ma arvan. Okei. Nii et plaanite vilksamisega mingid videosid teha, kuigi väidetavalt videod on välja surnud, aga ma arvan, meie generatsioon on siuke, et ei kotti. Kindlasti teeme. Ja siis veel Bridianiga teeme EP. Okei. Selle äkki saame novembris või detsembris välja 5 lugu. See tuleb äge. Siis Wizardrixiga tuleb ka EP kohe välja. Ühesõnaga, need on need, mis kohe tulevad välja, need on justkui tegelikult tehtud juba, sinu töö on praktiliselt tehtud, eks ole. Ja midagi sellist mitteaktuaalset, mis on nagu telgitagustes susisemas, mida sa vaikselt teed ja jagad meile näiteks siin officiali ainult meile. Hetkel mitte. Fuck. Me lootsin, et me saame midagi, mida teised ei saa, vaata. Et ainult meie kanalilt tuleb välja, vaata. Kahju. Okei, aga kuidas sa manage'id? Nagu selles mõttes, et kuidas su nii-öelda argipäev välja näeb? Kaos. Ma ütlen ausalt, lihtsalt iga päev üritan mingi projekti jaoks midagi kasulikku teha ja nii kaua kui võimalik. Sisuliselt. Mul ei ole selles mõttes full päeva plaane, et mis kellast, mis kellani ma mis projektiga tööd teen, vaid võtan päevade kaupa, et näiteks homme salvestan ühe bändi lugusi nii palju kui võimalik. Järgmine päev lähen tööle näiteks ja siis ülejärgmine päev teise bändi lugusi. Vaatab, mis saab. Mulle pakub huvi, mulle meeldib alati minna natukene nagu seinast seina ja mitte, ka minna võib-olla kuskile täitsa teise nurka. Ja kuna ma olen ise suhteinimene ja ma tean saad suhtes, siis ma natukene huvitab see, et kui sa kellelegi annaksid nõu, eks ole, kui see oleks võimalik ja kui sinu nagu nõu on sellele inimesele nagu midagi väärt, siis kuidas siuke inimene, kes teeb nii palju, säilitab oma eraelu? Nagu kuidas, mis trikki, mida sa teed? Ma ei oska paremini küsida. Sest minu ettekujutus on selline, nagu sorry vaata, et kui inimene nagu on 12 tundi, 13, 14 tundi lihtsalt kuskil pimedas toas vaata ja siis tuleb sealt välja ja siis on zombi. Siis kuidas ei ole zombi. Mida sa tarbid? Midagi ei tarbigi. Ja ainult vett ja armastust. Et kuidas see nagu toimib? Siis tuleb teha ka samasuguseid päevi, et nüüd on off day ja mitte midagi ei tee. Vaat, tuli välja, et sa ikkagist ei ole päris ainult robot. Jah. Et see on tore, seda on hea kuulda, sest et vahest mul jääb mulje, et vaadates sinu nagu repertuaari ja kõike muud, siis mulle jääb nagu see ettekujutus, et nagu kuule, see vend lihtsalt ainult teebki seal toas midagi võtta. Et ma ei näegi sind nagu kuskil väljaspool, vaata. Et see võib-olla praegu siin ongi puhkemoment, on. Jah. Et palju sa võib-olla küsikski siia juurde, et mida sa arvad tervislikust toitumisest ja regulaarsest toitumisest? Ei, ma ei tea, mis see on. Ma söön heal juhul korra päevas, sest et mul läheb see meelest ära. Kuule, see hakkab lõpuks tervisele. Jah, ma proovin seda parandada. Proovid, jah? Tugevalt proovin, jah. Päriselt. Päriselt, jah? Okei, et no see... ma pommitangi sind siin praegu nagu erinevate asjadega, et kui sa juba nagu hoolid väga palju enda nagu tervisest toitumisega, siis küsiks ka seda, et kui palju sa hoolid sellisest data managementist ja asjade arhiveerimisest ja et kuidas see sulle välja näeb? Sul on nii palju projekte, et ma kujutan ette, et sul kindlasti elu jooksul, kui sa ei ole praktiseerinud data managementi väga hästi, ma ei tea seda, sa saad mulle kohe öelda, et kas oled või mitte, siis ma usun ikkagist, et sul on olnud elus hetki, kus sa oled kaotanud mingisuguseid asju, mida ei oleks tohtinud kaotada. Muljeta meile. Jah, ma olen kaotanud kõvasti. Kui palju? Ma kaotasin 10 aastat. Materjali? Mis tunne see oli? Kirjelda meile natukene. Kurb. Nüüd on juba
tuled toime sellega? ei, projekt ikka. nii hull ei ole. Aga jah, tähendab long story short. Arvuti vahetusmoment oli. Tõstin kõik asjad välise kõvaketta peale, et tõsta siis uude arvutisse ja nii edasi. Ehk siis muidu, arvutis on materjal ja nüüd on selle välise kõvaketta peal materjal. Okei, võtad arvutist ära, on ainult välise kõvaketta peal materjal. Arvuti saab formati. Ja... Miks sa kattisid, miks sa ei kopinud? Ei, mitte seda. Nii? Ikka kopisin. No okei, nii siis sul oli mõlemast. Vana arvuti läheks formatisse. No jaa, okei. Ja sai veel ei olnud jõudnud kopida. Nii, ja uude arvutisse veel ei olnud jõudnud kopida. Okay. Ja siis kõvaketas kuks vastu maad puruks. Ja siis saatsin selle isegi kuhugi laborisse, et nad võtaks selle tükkideks ja üritaks seal midagi päästa. See oleks mulle maksma läinud vist mingi mitu tuhat eurot või midagi, aga ma olin valmis seda tegema, aga öeldi, et ei, seal ei ole midagi teha enam. Nii crazy. Ja 10 aastat see oli vist süke terabaidine ketas oli päris tubli. Et selles mõttes, ma ei tea, kui sa tahad ise öelda vaatajatele nagu otse kaamerasse, et me saame seda kasutada vaata, et nagu, et mida teha. Tehke backup'ikust backup. Ja, et kui te kopite faile ühest kohast teise ja siis tekib moment, kus need failid on ainult ühe andmesalvesti peal, siis see ei ole mõttekas, see ei ole mõistlik, et võiks ikka esmalt nagu ära kopida ja siis tead, et sul on nagu välise kõvaketta peal ja siis selle uue arvuti peal. Või siis kohe juba kopi näiteks 2 erineva ketta peale. Ka variant, jah. Jah, tehke backup'e. Jah, et muidugi siin võiks öelda, et nagu siuke vaene rott, nagu ma olen, ma võiks öelda, et tihtipeale ei ole võimalust, et sul on 2 väliskõvaketast, mis on nagu pisalt suured. No aga siis ei tasu arvutit vahetada või midagi kopida. Isegi siis, kui sa tead, et see arvuti sureb kohe ära. Äkki veel ei sure, ootab selle uue kõvaketta ära. Aga rääkides sellest materjalist tegelikult, et natukene surgime sinu haava, see on nagu põnev. Et mis sa ära kaotasid ja mis seal nii väärtuslik oli? Seal olid minu esimestest demodest põhimõtteliselt alates, kõik nagu materjal oli alles. Ja mõndade projektide siis algfailid või stemmid, projekti failid. Poolikud miksid jälle või? Jaa, et kõik see, või siis kui lugu on sul masteri kuskil väljas, aga vanad projektid on ikka alles, et kui on vaja midagi recreate ida või ümber teha, siis... Või master näiteks teha 10 aastat hiljem, et oled parem. Jah, et mixi failid eraldi ja kõik sellised asjad. Siis näiteks see sama vinüül, mis sul seal on. Jah. Seal on Drumfighteri 1 lugu peal. Ja see lugu läks ka selle kettaga minema, selles mõttes, et kui meilt küsiti, et vinüülimaster tuleb eraldi teha, et meil on nüüd seda nagu mixi vaja, aga meil oli alles nüüd ainult see digitaalne master file, siis tegime selle loo otsast peale. Otsast peale? How the fuck, nagu sul oli meeles kõik, mis, kus, mida? Mida muutus ka natuke? Jah, ma arvan, et see ongi äge, et seal on, see soundib kindlasti natuke teistmoodi. Lahe experience, et kuulad lihtsalt seda vana masterit, ühtegi stemmi ega midagi ei ole, hakkad otsast peale recreate ima tervet lugu. Hästi meeldan, et see, kes selle nagu compilationi, see on just ka nagu compilationi, et see, kes selle nagu tegi, eks ole, ta teadis seda lugu, et ta tahab seda sinna peale. Kas sa mainisid ka talle seda, et tegid? Nii, et see läks läbi, et ta ei märganud. Jah. No jaa, et selles mõttes, nüüd me saime välja midagi teada, vaata. Seda ei tea keegi teine. Selle peame sul tiitrid ka alla, et oleks ikka multikultuurne, vaata, et oleks ikka mõistavad. Ei, vägev, selles mõttes on päris muljetavaldav ja tegelikult, vaat see on päris pull, aga ta on nüüd ainult siin vinüüli peal on seda, siis seda ei ole digitaalselt võimalik kuskil. Siis me peame selle kilest lahti võtma. Siis me peame võrdnema, aga me ei taha võtta see kilest lahti. Võtke ikka. Me mõtleme, sellepärast, et nagu võiks ikkagi kiles olla see ja võib-olla tegelikult me peaksime see peab kile peal jääma ja me peame valge markeri kuskilt sebime ja siis me kutsume see tagasi ja siis sa pead oma allkirja ka siia peale panema, sest et juhul, kui sa nagu tõesti nagu siin kõrgele tõused tulevikus, siis meil on midagi.
olgu. Te võid koopia ka anda, et ühe jätame nagu alles, teine läheb e-Bay'sse või kuskil. Toi. Okei, aitäh, siis Hans, ma sebisin meile keldri üüri. Võt. Aga äkki hakkame vaikselt selle podcastiga lõpupoole jõudma, et nii mõndagi on räägitud. Lihtsalt paneks siia juurde võib-olla sa tahad veel mingit moodi ennast promoda, äkki sa tahad midagi veel reklaamida. On midagi, mida sa sooviksid meie vaatajatele öelda? Jah, nii, kui meil on siin veel metal-bände, kes vajavad vokaali või taustavokaali või produktsiooniabi või mida iganes, siis mingi laurlindmaa.com Paneme lingi siia alla. Jah, näiteks. Jah, või mingi vaadake mu YouTube'i, mis ma teen. Seal on tegelikult mu kõikide bändide eraldi playlistid ka olemas, et saate tutvuda, millega ma tegelen ja me kindlasti paneme lingi descriptionisse ja midagi paneme ka pilti ja siis kui on võimalik, me teeme sellise lingi, vaata, et kui meie lingi pealt tullakse nagu sinu tööd teeme, siis saame 5%. Let's go. 20 nagu Fiverris. Aus. Ja. Et ja. Ei, selge. Kuule, sinuga oli väga mõnus vestelda, üliäge tüüp oled. Loodan, et siit kasvab veel midagi ühist. Sest et nagu alati need külalised, kes meil siin käivad, nendega tekib siuke mõnus soe sünergia ja ükski inimene ei jää unustatuks ja kindlasti te kuulsite seda siin ja nüüd ja praegu me peame midagi tegema. Okei, ciao, peace.